tere tulemast, mina olen Heidi Blumberg ja täna ma räägin sulle, kuidas sinu alateadvus on loonud selle raha tulemuse, mis su elus on. Nii et mõnusalt, kui sa vaatad mind Youtube'is, Heidi Blumbergi kanalil või kuulad podcast'i, kiireloomulise podcast'i, igal juhul ma loodan, et see on sulle väga kasulik kuulamine ja vaatamine. Ja täna on meil siis väga selline põnev teema, et kuidas siis ikkagi see alateadvus siis lõi sinu praeguse rahalise olukorra ja ja see võib olla täiesti sellises kohas, et sa oled praegu selles kohas oma elus, kus sa pingutad, sa oskad paljusid asju, aga konto jõuab ikka tagasi samale tasemele. Ja see ei ole kuidagi mingi turusüü või et nõudluspakkumine. See on tegelikult sinu termostaat, on ju, see on see termostaat sinu peas, mis on seotud kindlale summale ja iga kord, kui sa lähed sellest üle, tõmbab alateadvuse tagasi sinu turvalisse tsooni, on ju, sinu termostaati. Ja selles episoodis kuuled just seesama raha termostaadi kontseptsioon, miks raha kaob sama kiiresti, kui ta tuleb ja miks küllus võib alateadvusele tunduda ohtlikuna, mitte ihaldusväärsena. Ja ma räägin sulle ka mõned näited, mida lapsepõlves rahast kuuldud laused sinu tänase sissetulekuga teevad, et see on siis minu kliendilugudest, mis ma olen siin 17 aasta jooksul kuulnud, mõned sellised intrigeerivamad. Ja küsimus ka, mis juhtus, kui teeniksid kahekordselt rohkem juba homme. Nii et see küsimus, sa võid jälgida, mis tunne kehas tekib. Nii et annan sulle ka esimese sammu uue rahaseina murdmiseks. Mm, Raha ei ole tegelikult matemaatika, raha on siis lugu, mida endale kordad. Ja iga lugu saab ümber kirjutada. Nii et võtame siis selle endale siia ette, et just see raha kontseptsioon, raha termostaat ongi see, et ma näen väga palju inimesed on mingi turvaline koht, kui palju tal raha hetkel on, see tundub talle turvaline, on ju. Ja noh, ma ütlen näiteks mõnel inimesel, kui tal läheb pangakonto seis alla, ma ei tea, mingil kontol alla paari tuhande euro, siis tal on juba väga selline paha olla, on ju. Jah, nii et teisel inimesel võib olla nullis ka, aga tal ei ole väga suurt vahet, on ju. Mõnel inimesel on lihtsalt 100 eurot on arvel, on ka juba päris hea olla, on ju. Nii et see on väga-väga erinev, on ju, mis inimestel on see rahatermostaat ja kui kõrge ta on ja mõnel inimesel peab olema seal ikka sadu ja sadu tuhandeid eurosid, on ju, arvel, on ju, et ta tunneks, et tema tulevik on kindel, on ju. Väga erinev on see termostaat. Ja kuidas see alateadvus siis siin mõjutab seda sinu raha tulemust, ongi see, et mis on need raha uskumused, nii et tihti, kui meil on sellised negatiivsed raha uskumused, mis võivad pärineda kas meie lapsepõlvest või kuskil mingi töökogemus või mingi kogemus, kui meil on mingid raha uskumused näiteks, et raha on ohtlik või raha küsida ei ole ilus või mida iganes, et kui sa hakkad näiteks tööle müügimehena ja sa pead tegema palju telefonikõnesid oma klientidele, aga sinu uskumus on see, et müük on asjade pähe määrimine või keegi ei maksa mulle rohkem kui X eurot, on ju, siis sa põled väga kiiresti läbi, on ju, ja et see tõesti tuleb kehaline läbipõlemine. Nii et ma loodan, et see nagu kõnetab siin kõik, mis ma praegu olen sinuga rääkinud sellest rahast. Nii et see alateadvus siis tõesti loob selle tulemise, mis sul praegu on ja huvitav ongi küsida, et vau, et mida ma usun raha kohta praegu, on ju. Ja mis need on siis need sinu rahalugu ja need rahauskumused. Ja tõesti, mida siis need lapsepõlves rahast kuuldud laused sinu tänase sissetuleku teevad, et mul on olnud kliente, kes on isegi selleni välja võetud, et jumalakartlikud inimesed ei küsi raha või ei müü, on ju, et raha peaks kuidagi tulema kuskilt, ma ei tea, uksepraost sisse, on ju, et siis ma võtan selle raha vastu, kui ta ise minuni jookseb, on ju. Aga et ma ei tee ise mingeid tegevusi näiteks, et raha saada, on ju. Et enamus inimesi ikkagi peab mingeid tegevusi tegema, et raha lihtsalt ei tule ukse vahelt sisse, on ju. Et mingeid tegevusi sa pead tegema, mingeid tarku otsuseid või oled kunagi teinud või keegi teine inimene on teinud neid tarku otsuseid, et sinul praegu lihtsam on ju. Nii et ikkagi see raha on tihti seotud ikkagi selle tegevusega, on ju. Ja see ei pea olema füüsiline tegevus, see võib olla ka mõttetegevus, on ju. aga inimesed tihti nagu ei taha seda tegevust teha, on ju. Et kui ma tihti küsin ka klientidele, kas sa oled valmis seda tegema, aga tal on näiteks mingi raha blokeering, siis ta lihtsalt ei tee seda tegevust, jah. Ta ei tee ükskõik mis juhul sellist tegevust.
Kui sa nüüd tahad oma rahalugu muuta, siis ma kutsun sind alateadvuse väljakutsele www.heidiblumberg.ee /muuda ja ma loodan, et sa oled tulemas. Ja kui sa tahad just rahaga tegeleda, siis see on ka äärmiselt põnev valdkond. See on mu üks lemmikuid valdkondi tervise kõrval, mis aitab meeletult palju inimesi, kui sul on raha, siis on sul oluliselt rohkem võimalusi elus. Nii et ma arvan, et sa oled sellega minuga nõus.